Igasugune kalapüüdmine võib olla päris ohtlik. Kalamehed võitlevad avamerel tormide ja raskete ilmastikoludega, suurte masinate ja pikkade töötundidega, mis tähendab ka väga vähest und, kui sedagi. Kalameestega seotud õnnetused juhtuvad tavaliselt raskete masinate kasutamisel tekkinud äpardustest. 80% surmajuhtumeid põhjustab aga alajahtumine või laevalt vette kukkumine ja uppumine. Maailma kõige ohtlikumaks, aga saagi rohkemaks peetavates Alaska vetes hukkub rohkem kui 1 kalur kuus. See ei ole küll ametikoht, mis üldsegi ohtlikuna tunduks, aga arvutikiibid koosnevad lugematul hulgal ohtlikest kemikaalidest, sealhulgas arseenist. Kui nende tootmine ei ole otseselt surmav, siis pikaajalisel kokkupuutel on omad kurvad kõrvalmõjud, nagu raseduse katkemised, väärarengud, vähk ja erinevad hingamisteede haigused. Härjavõitlus on oma populaarsust taastamas, ehk ka seetõttu, et au ja kuulsuse kõrval on mängus väga suured rahasummad, kuid see pole siiski nii glamuurne, kui tunduda võib. Keskmiselt saab härjavõitleja 1 tõsise vigastuse iga 15 ürituse järel. Tõsise vigastuse all peame silmas peapõrutusi, murdunud luid ja mõrasid ning ka surmajuhtumid ei ole selles ametis võõrad. Kui kiirabi töötab selleks, et päästa inimelusid, seavad nad end tihti, seda tehes ohtu. Kuidas täpsemalt? USA's läbi viidud uuring leidis, et 45% kiirabitöötajate surmadest oli põhjustatud autoõnnetustest ja 31% lennuõnnetustest, sest tihti tuleb haigeid ka õhus transportida. Ainuüksi selle uuringu läbiviimise ajal hukkus 59 kiirabitöötajat. Kiirabitöötajatega juhtuvad õnnetused ka seoses kiirabiautodes kaasas olevate vahenditega või lihtsalt kokkupuutel mõne surmava haigusega. Õnnetused pole võõrad ka Eestile. Tihti on haiglasse või sündmuskohale kiirustanud abilised hoopis ise abi vajanud. Mehaanikute töö on siia nimekirja jõudnud taas raskete masinate ja tihti ka kehvemapoolsete töötingimuste tõttu. Lisaks erinevatele õnnetustele mõjutavad automehaanikute tervist ka autodest erituvad gaasid, mis pikapeale just kõige paremini ei mõju. Ainuüksi Suurbritannias hukkub aastas umbes 48 automehaanikut. Töö, mis kujutab endast terve päeva suurte puude mahalõikamist, kõlab juba ilma midagi lisamata päris ohtlik. Lisaks tuleb kampa lisada ka suur posu raskeid ja väga äkilisi metsatöömasinaid. Puuraiduritel on Price Economicsi järgi kõige ohtlikum ja ka surmav töö maailmas. Iga aasta sureb 100 000 töölise kohta 91. See on ligi 30 korda suurem protsent kui iga nii-öelda tavatöö juures. Enamus õnnetusi juhtub kas mõne masina altvedamise pärast või kukub puu inimesele peale. Veoauto juhtimine ja igasugune muu kulleritöö on pingeline ja väsitav. See on kurnav töö, mis nõuab keskendumist ja samal ajal väga suurte masinate juhtimist. Lisaks on alati koht veetavate asjade väärtuse tõttu mõne röövi või kelmuse ohvriks sattuda ja selle käigus ka füüsiliselt viga saada. Telegraphi sõnul on küll suur võimalus, et selline suur masin kaotab teel juhitavuse ja juht satub selle tõttu õnnetusse, kuid enamus õnnetusjuhtumeid on tekitatud hoopis teiste teel olevate autojuhtide poolt. USA's oli see amet 2016. aastal statistika järgi kõige surmavam. Nimelt hukkus ligi 1000 veoautojuhti. Tuleb välja, et keevitamine on töö, mida jagub nii maa peale kui vee alla, kuid töö on kindlasti kordi ohtlikum just viimases kohas. Allveekeevitajad riskivad iga päev tõsiste ohtudega nagu plahvatused, suur rõhkude erinevus ning mõjutada saavad isegi hammaste plommid, mis hästi paigal ei püsi. Sellel ametikohal on võimalus hukkuda lausa 15%. See on 1000 korda ohtlikum kui näiteks politseiniku amet.